Suzuki, kes enam automaailmas eriti laiaardelist mängu ei mängi, on siiski uuendanud oma S-Crossi ja kui teda nüüd täisnimega kutsuda, siis ikkagi Suzuki SX4 S-Crossi ja nüüd ametlikult on justkui välja tulnud kolmas põlvkond, tegelikult baseerub see eelmisel põlvkonnal ja on lihtsalt saanud väga suure uuenduskuuri. Tere tulemast taas kord õinama naisluksele proovisõiduga. Uus S-Cross näeb siis tõepoolest palju ägedam välja kui eelmine siis versioon ja andel siis sellist natukene jõhkramat väljanägemist ja tagaosa disain meenutab mulle mingil kummalisel kombel natukene siis eelmise põlvkonna Mitsubishi Outlanderit hoopiski. Ja tal on olemas siis 430 liitrine pagasiruum ja tagaistujatel on ruumi siis üsnagi siis kenasti, kuid kui sa võtad ikkagi panoramkatusega versiooni ja siis pead sa loovutama natukene pearuumi, kuid jalaruumi säilitad sa endiselt ja tagaistujad on tal ka üsnagi kõrged ja olemas tal siis ka kõik siis liiklusmärkide tuvastus ja hädakokkupõrke siis süsteem ja samuti ka pimeda nurga andurid ja lisaks veel 360 kraadine kaamera lahendus. Interiööris ei ole tal mingit digiajastu võidukäiku teinud ja seal on olemas standardvarustuses kõigest 7-tolline multimeediasüsteem ja paremas varustuses 9-tolline. Seal on olemas Android Auto ja Apple CarPlay ühendusvõimalused, kuid see pole just kõige kiirema lahendusega ega ka kõige eeskujulikum, kuid samas ajab see oma asja ära ja interiöör näeb tal üldse välja natukene kui selline eelmise sajandi siis selline auto ja mingit suuri kvaliteete seal ei ole ja palju ka plastikut on seal olemas ja naksisu saad see parema varustuse korral ja samuti on tal olemas, siis ei ole tal digitaalset näidikublokki, vaid on 4,3 tolline siis see LCD ekraanikene olemas ja kliimaautomaatne süsteem on tal ka olemas ja palju juhtnuppe jagub tal ka kenasti. Kuigi Suzuki ütleb, et tegemist on hübriidiga, siis tegelikult on tegemist kõigest kerghübriidiga ehk tal on olemas 1,4 liitrine bensiinimootor, 95 kilovatine ehk siis 29 hobujõuline, seda võimalik saada 6-käigulise automaadi või siis tavalise manuaalkäigukastiga ja 4-vedu on ka sellel olemas ja ka sõidurežiimid on olemas siis tal algripp siis mudelite puhul ja olemas tal ka siis täiesti ka siis kütusekulu enam-vähem normaalne, ehk kui 6-7 liitrit seal ja 10 sekundiga jõuab ta ka siis täiesti 100 tunni kiiruseni sõidutada. Ja samuti tema hinnad algab 24 000 eurost, ehk hind on tal üsnagi kõrge siis, aga õnneks ei lähe kuskile mingitesse BMW ega mingi Lexus avarustustesse ära, nii et hind juba peatub õnneks siis kenasti kuskil 29 000 euro juures ja ehk tõepoolest Suzuki SX4 ei pretendeeri olemaks mingi suur konkurent uuele Rav 4-le ega ka mingile Nissan Qashqaile ega Peugeot 3008-le, aga tema on tulnud, et ajada lihtsalt oma asi ära, võtta lihtsalt need kliendid, mis temale on määratud ja ta pidigi ennast uuendama selle jaoks, et neid kliente ikkagi säilitada ja võib-olla isegi mõned juurde otsida, aga mingit suurt revolutsiooni ta automaailmas selgelt tegema ei hakka. Selline on uus Suzuki SX4 S-Cross. Naisluksele proovisid naasib juba nädala pärast.